Väga ilus linnulaul siin Kakumäel. Aga ilm on nii vaikne. Tegelikult ma ootasin, et oleks natukene rohkem tuult. Ühel konkreetsel põhjusel. Sest mul on plaanis proovile panna uus põleti, mille ma ostsin MSR-i brändilt. Ja mudeli nimi on Reaktor. See on niisugune paras tükk. Ja muidugi ta ei ole ainult põleti, vaid terve komplekt esemeid. Komplektis on siis kaasas muidugi põleti ise. Põleti näeb siis välja selline ise. Selline UFO. Ja komplekti ei kuulu gaas, selle tuleb eraldi osta. Siis niisugune lapp, mis tegelikult ma ei tea, kas puhastamiseks või siis, et ta ei koliseks siin anuma sees, see põleti, või et ei kriimustaks, ma arvan, nii üht kui teist. Niisugused asjad on komplektis kaasas. Pott ise on siis 1-liitrine, on ka 1,7 liitriseid Reaktori põleti mudelit olemas. Allpool on niisugused toredad rivid. Ja see siis, kaasa arvatud see süsteem siin aitab natukene tõenäoliselt kaasa sellele, et see tuul pääseks piisavalt ligi, õhk pääseks ligi, aga et ta samas ei oleks nii totaalne, et ta kustutaks kogu põleti tule ära. See gaas on niisugune, mida sa saad siin peal hoida. Siin on ka avaus, kus tuleb õhku välja, auru välja. Ja põhimõtteliselt saad ka siit kaudu kas või valada. Aga paneme siis talle selle gaasi külge. Sobib siis kõikide keermega balloonidega. Nii. Ja minu jaoks on huvitav katse kõigepealt see teha läbi. Et kas ta läheb põlema ka siis, kui ma kasutan tulepulka. Nagu ma ütlesin, gaas pahiseb, aga ei saa aru. Ahah, nüüd ma tundsin kohe, et läks põlema. Ja läheb soojaks. On tunda soojust, rämedalt soojust. Ja läheb ka punaseks. Ma näitan võib-olla ka seda. Ta läheb põhimõtteliselt punaseks. Teeme testi, kui kaua läheb selle Reaktori põletiga. Et saada vesi kuumaks. Ma päris lõpuni lahti ei keeranud. No, võib ju teha lahku lahti. Ühesõnaga, see test ei ole niisugune ametlik, et ma ise tahan vähem mingit ettekujutust saada, kui kaua läheb aega, et saaks liitri vee soojaks. Annaks põnev teada saada. Ilm on väga tuulevaikne ja umbes 17-18 kraadi sooja. Et ei ole väga palju kuidas ma ütlen, sellised olusid, et tõesti aru saada sellest, et kuivõrd radikaalselt soojad, kui radikaalselt kiiresti teda vee soojaks ajab.
aga juba kuulda, natukene üle minuti on möödas ja juba kuulda, kuidas see vesi läheb soojaks. Kuulake ise. Ja kütuse kulu pidi olema sellele reaktoril väga väike. Juba keeb. Natukene peale 2 minutit juba läks vesi nii kuumaks, et hakkas keema. Et reaalselt see on mul kõige kiirem põlet, mis mul on olnud. Ja hea asi on muidu veel ka see, et tal on tila, mis ei ole mõningatel asjad. Ahah, ma panin selle natukene valesti selle. Need avad ei ole päris sinna poole, kus on see tila. Aga põhimõtteliselt minu jaoks on see väga põnev põleti. Nätaki kukkus pikali gaas. Siit on hästi näha, et kui madal tegelikult see põleti on. See on 100-grammine gaasikanister ja see põleti siin ka küllaltki madal. See on väga tore. Siin saan kohe väga selgelt aru, et mitte sipelgad ei ole minul ees, vaid mina olen sipelgatel ees. Et see on lihtsalt niivõrd suur kolossaalne sipelgate kuningriks siin. Seal, kus puru ei ole, seal on rohkem näha. Teatud rajad, kus sipelgad rohkem käivad. Nii palju. Kuna mul vett on veel üle, siis ma teen uue testi, et kuidas, kas ta teist korda läheb sama kiiresti soojaks. Ilmaolud on umbes samad, võib-olla hetkel natukene tuulisem, nõrgalt kraadi võrra tugevam tuul. Aga põhimõtteliselt sama. Kõige huvitavam, et ma sellise testi videole ma unustan võtta kaasa kella. Aga no, mul ei ole tõesti mingid eesmärki mingi väga objektiivselt ülevaadet anda, vaid pigem, et oleks endale üldse ettekujutus, et millega ma saan arvestada. Et kui on tuulised olud, kas ma saan sellega kiiremini soojaks vee kui eelmine kord, kui ma siin olin põletiga, mis sisuliselt ei teinudki vett soojaks. Aga seekord proovin siis plasmasüütajaga, kuidas plasmasüütajaga läheb see reaktori põleti tööle. Vesi on seekord juba sisse pandud. Nii palju on juba natuke ette näinud. Ja vaatame. Assa. Siin ma sain samal ajal elektrilöögi. Ahah, nüüd läks põlema. Ma sain selle põlema. Mulle tundus nii. Korraks nagu. Tundus, et ma sain põlema. Aga see oli ainult korraks. Nii. Sellega ei õnnestunud mul vett soojaks või seda gaasi põletat panema. Väga huvitav. Primuselt Powerlighter. See on kõige võimsam riistapuu, millega üldse tuld teha. Selline pisem. Sellega ma saan ikkagi panna põlema. Täpselt nii, sa tuline. See on päris kiire ja juba ta näitab, auru tuleb üles, näitab, et ma olen kohe valmis, ära kaua oota. Ja hetkel on natuke kergelt tuult ka. Täiesti pöörane. See põlet on tõesti loom. Ma olen sellega väga rahul, aga tegelikkuses ka suhteliselt kiiresti võib saada vee soojaks ka väga lihtsa põletiga. Sellistes oludes nagu praegu. Ma ootan nii väga mingit kõva tuult.
et aru saada, et mis tema võimekus on. Ta on kohe keema peas. Nii, nüüd keeb. Ja vaatame, mida näitab kell. Alla 3 minuti, 2.50 millegiga oli seekord aeg. Ja selle poti puhul mulle meeldib ka see, et ütleme niimoodi, et kui keerata teistpidi, siis ta ei lähe siit lukust lahti. Ja see on sellega on see oht, et lihtsalt kopsik tuleb vastu näppe ja kui ta on kuum ka, siis see ei ole eriti mõnus. Kopsik on väga kerge, väga mõnus. Ta näeb suurem massiivne välja, tegelikult on ta tõesti kerge.